Tere hommikust ja tere tulemast tagasi siia kanalile. Igatahes ma mõtlesin, et ma vlogiks täna, pole ammu vloginud. Teeks täna ühe What I Eat in a Day. Mulle endale meeldib neid söögivideosid täiega vaadata, nii et ma mõtlesin, et teeks ühe selle. Kell on praegu 7:30, nii et ma hakkan omale hommikusööki tegema. Nii et jah, kõigepealt esimese asjana ma muidugi panen omale selle vett täis. Nii et ma joon kõigepealt natuke vett ja siia kõrvale siis, kui ma omale hommikusööki teen. Ja siis alles hakkan sööma. Hommikusöök on valmis, ehk siis ma tegin juba eile valmis omale värske salati. Siin on siis rukola, peet, kurk, tomat ja siis tavaliselt ma söön eesti keeles juuretise saia, ostan Selverist, aga kuna see oli seal otsas, siis ma võtsin tumedat ciabattat. Selle ma lasen siis röösteris natuke krõbedaks, peale avokaado ja siis 2 praemuna. Ma ei tea, mõnikord ma panen siia veel sinki ja juustu, mul praegu polnud, või siis praen kõrvale peekonit, seda mul ka praegu ei olnud, aga jah, see on siuke basic, mis ma nüüd olen siin viimasel ajal söönud. Ja siis kohv piimaga kõrvale ja ma siia juurde midagi ei panegi. Ja alati siis, mis on mu häkk, mida ma olen juba, ma arvan, mingi 2 aastat äkki jälginud või teinud, on see, et ma söön alati mingid juurikad enne, kui ma hakkan sööma. Ehk siis see aitab hoida veresuhkru stabiilsena ja ei teki nii hullu seda spaiki, ehk siis ei teki päeva jooksul nii hulle isusid. Nii et head isu. Nii, söödud. Nüüd ma joon oma kohvi ära, ma alati söön kõigepealt ja siis ma joon kohvi. Ma teen natukene tööd ja siis ma lähen käin trennis ära. Nii et ma arvan, et järgmisena näeme siis, kui ma hakkan omale lõunasööki tegema. Nii, ma olen siin nüüd vahepeal tagasi koju jõudnud, ma tulin trennist just. Ma tegin täna rinda, õlga ja triitsepsit. Igatahes, kell saab kohe 12 ja ühesõnaga tulingi koju ja nüüd ma teengi omale lõunasöögi valmis. Nii et ma mõtlesingi, et ma teen täna riisi, hakkliha ja ma ei tea, siis panen kõrvale, mida iganes meil kapis on. Et mu söögid on alati ülilihtsad, ma ei viitsi väga pikalt midagi kokata siin. Nii et ja alati siuksed, ma ei tea, 10, 15, 20 minutiga saavad mu söögid valmis. I took a dive, I didn't know I'd fall so deep into your eyes. I've never been somewhere so sweet, I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease, you're divine. I'm thankful that you're mine. Looking at me like you
paningi kodune hakkliha ja lihtsalt soola, pipart ja veits tšilli maitseainet juurde. Ja siin siis riis. Mu lõunasöök on siis valmis. Hakkliha, riis, salat, rukola, peet, kurk, tomat, oliiviõliga ja veits hapukapsast ka, et probiootikume ka lisada oma toidule. Ja siis vesi on alati juures, et ma ikka üritan 2 liitrit vähemalt vett juua. Mõnikord rohkem, aga 2 liitrit kindlalt. Ja siis ma panin seda sweet chili kastet ka natukene, ma arvan, et mingi ma ei tea, 5-7 grammi võib-olla, et hästi vähe, aga ta annab ikkagi siukse. Kuna ta on suht vürtsikas, siis ta annab siukse tugeva maitse. Nii et jah, siuke söök siis. Aga ma mõtlesin, ma räägin seda ka natuke, kogu aeg ikkagi küsitakse, et kas ma kaloreid loen. Siis praegu mitte, sest ma suht pikalt ikkagi lugesin. Ma vist hakkasin seal see aasta äkki mingi veebruar vist pigem. Ja kuni siis suveni ja suvel ka ikkagi enamus aja. Et nüüd ma teen pausi, ma ei tea, ma söön lihtsalt normaalselt, toitun intuitiivselt. Et ma ei taha ja kogu aeg lugeda, kuna mul kunagi varem olnud toitumishäire. Ma olin täiesti obsessiv nagu toidust. Ma lugesin kõiki kaloreid nagu reaalselt mingi salatilehti, kurgiviile nagu kõik. Ma ei käinud väljas söömas, sest ma ei teadnud, mis seal sees on, ma ei teadnud, palju kaloreid on. Ühesõnaga lihtsalt, et mitte tekitada jälle siukest obsessiv mõtlemist ümber toidu. Et siis ma teengi tavaliselt siuke pool aastat loen, pool aastat ei loe. Et lihtsalt, ma võib-olla vahepeal ikka panen mingeid toite kirja, et vaadata, kas ma oma valgukoguse kätte saan. Aga jah, praegu siis lihtsalt teen siukseid tavalisi koduseid toite. Muidugi me käime ka suht palju ikkagi väljas söömas. Nüüd me kolisime siia ja meil on siin kodu lähedal reaalselt mingi 1 minut on ülihea tai söögikoht. Hästi väike koht, seda pole isegi Boltis ega Boltis. Ma arvan, et nagu väga paljud inimesed ei tea sellest. Et siuke väga armas koht, nii et me oleme suht palju seal käinud. Sest reaalselt nagu tai söök on lihtsalt nagu tai köök on lihtsalt nagu mu lemmik. Nagu sellest paremat ei ole. Igatahes. Hardusu. Ma sõin just praegu ära ja üks asi, mis ma teen veel nüüd kohe ära, on see, et ma teen õhtuks omale ahjus bataati. Nii et ma koorin praegu need bataadid ära ja tükeldan ära. Siis mul on lihtsalt hiljem ainult viskan ahju ja kõik. Meil saab nüüd 3 kohe ja tegelikult see poolt plaanis ja ma ei ole seda üldse kunagi varem ostnud ega tellinud. Aga ma tahtsin mingi kohvi täiega ja krabistan ka. Ja igatahes me leidsime mingi siukse koha nagu Vana Hai, Bubble Tea, midagi siukest oli selle nimi. Ja me vaatasime, et seal on Vietnami kohvi ja nagu reaalselt. Ma läheksin Vietnamisse tagasi ainult Vietnami kohvi pärast, see oli reaalselt nii hea. Ja ma mäletan, kui me sinna läksime, ma ei olnud joonud kohvi vist mingi pool aastat nagu 0, ma jätsin selle täiesti välja. Ja ma proovisin seal Vietnami kohvi ja ma hakkasin jälle kohvi jooma. Nii et ma ei tea, mul on väga kõrged nagu ootused sellele. Siin oli kirjas, et seda peab just shakeima. Ma ei tea, ma loodan, et see maitseb hästi. No. Palun ole hea. See ei ole nagu kindlasti mingi tervislik kohv selles suhtes. Aga vahest võib lubada omale häid asju ka. Nii. Jep, mingi siuke koht oli see siis. Nii et siin sees ongi siis see on jääga, kohv, piima veits, vist ka äkki või, võib-olla ei ole, ma ei tea, igatahes kohv, kondentspiim ja jää, võib-olla on piima ka, ma ei tea.
no ta ei ole ikkagi nagu päris see nagu Vietnamis. Aga see on väga hea, nagu reaalselt. Nagu väga hea kohvimaitse on sellel. Kuidas ma näitan ka siis mingi siuke koht. Vana Hai Bubble Tea. Ja ma näitan siis, mis me tellisime nende. Siin on matšasid, maasika matša latet isegi. Ja jah, Vietnami kohv on eraldi ja ma loodan, et siit on midagi näha. Ja me võtsime siis selle keskmise. See on siis piimajääkohv. Kohvi valmistatakse traditsioonilise Vietnami piini, kondentspiima ja jää abil. Okei, ühesõnaga kohv, kondentspiim ja jää siis ikkagi. Nii. Igatahes, selle võtsime siis. Nüüd mul on jälle motivatsiooni, et tööd edasi teha. Kell on siin vahepeal nüüd 5 saanud. Tavaliselt ma selleks ajaks olen ikkagi teinud omale veel juba mingi vahepala või snäki, mis iganes. Aga ma ei tea, mul kuidagi ei ole täna eriti mingit söögiisu olnud. Ma ei tea, veits siuke, ühesõnaga, kui mul on tööd hästi palju, mul ongi nüüd septembris, ma alustan uue grupi online coachingu klientidega ja mul ongi nüüd siin viimased päevad, ehk siis mul on vaja kõikidele kavad valmis saada. Ja kui ma hakkan oma mingite tööasjadega pihta, siis ma ei saa ennem rahu, kui mul on kõik asjad tehtud ja siis ma mõnikord veits unustan süüa. Aga ja nüüd ma sain mingid asjad tehtud, mis ma tahtsin täna ära teha, nii et nüüd on aeg õhtusöögiks. Ja need bataadid siis, mis ma ennem valmis tükeldasin, ma need panen ahju 200 kraadiga, mingi 25–30 minutit umbes. Ja ma panen siia peale veits soola, küüslaugu ja trühvliõli ka natuke. Ja kõrvale ma juba siit võtsin sügavast välja. Mul on siin krevetid. Siin on 260 grammi krevette ja mulle täiega meeldib neid süüa, sest nad on nii kõrge valgusisaldusega. Siin on mingi 31 grammi umbes valku ja madala kaloraažiga ka, nii et nagu ülihea valguallikas. Nii ja siis trühvliõli veits ka. Nii, bataat on ahjus ja need Need krevetid ma lihtsalt praen pannil natukene. Ühelt poolt, teiselt poolt panen mingid chillit peale veel ja soolapipart. Okei, mul sai vahepeal kaamera aku tühjaks, nii et ma laadisin seda vahepeal, aga mul sai nüüd söög valmis, ma näitan. Nii, siin on siis ahjus küpsetatud bataat, trühvliõli ja küüslaugu soolaga. Siis mul emps tegi ise kurki, nii et siin on siuke kurgi sibula salat. Siis seesama salat, mida ma olen siin ikka kogu aeg söönud. Ma teengi lihtsalt mingi suurema kausitäie valmis, siis mul lihtsalt hea seda tõsta igale poole kõrvale. Ja krevetid. Nii et see on mu dinner. Nii, kell on 7:30 saanud ja ma tegin nüüd oma viimase snäki või toidukorraga ära. Siin on siis kreeka jogurt, 1 nektariin, kiivi, chia-seemned ja mangopüree 100%. Nii et jah, mõnikord ma söön seda seal lõuna ja õhtusöögi vahel, mõnikord õhtul, mõnikord üldse 2 korda päevas. Et täiesti oleneb päevast, et ma vaatangi tunde järgi, kuidas mul isu on, mida ma süüa tahan. Et mul ei ole nagu mingit siukest kindlat rutiini, kuidas ma alati söön. Aga jah, täna siis niimoodi. Aga ma tõmbangi siis selle video siin kokku. Ma ei tea, ma loodan, et oli huvitav vaadata. Kui tahaksite veel siukseid videosid näha või üldse mingit, ma ei tea, trenni või toitumise kohta midagi, võite mulle kommentaarides teada anda, mis stiilis või milliseid videoid te näha tahaksite. Aga aitäh, et vaatasid ja tšau!